Kosmos ja tähistaevas on eestlastele tähtis olnud juba ammustest aegadest. Kui me mõtleme kas või oma keele peale, siis kirjatäht tuleb sõnast täht ja asjad, mis on tähtsad, tulevad ju samuti tähtedest. Kui 2013. aastal Eesti esimene satelliit EstCube-1 maa orbiidile lennutati, sai meist kosmoseriik. Aga EstCube ei tulnud tühjale kohale. Talle rajasid teed siinsed maailmaklassi astrofüüsikud. Tartu Tähetornis alustati astronoomia uuringutega juba 1814. aastal. Tähetorni juhtinud Friedrich Georg Wilhelm Struve määras esimesena teise tähe kauguse päikesesüsteemist. Maailmakuulus Ernst Julius Öpik esitas Andromeda galaktika kauguse määramiseks oma meetodi ja arvutas kauguse täpsemalt, kui suudeti järgnevatel aastakümnetel seda teiste meetoditega teha. Akadeemik Jaan Einasto tõi salapärase tumeaine füüsika äärealadelt kaasaegsesse kosmoloogiasse ja Ene Ergma viis Eesti 2015. aastal Euroopa Kosmoseagentuuri liikmeks. And liftoff. Go Hera, go Falcon, go SpaceX. Kui me ei oleks ühinenud Euroopa Kosmoseagentuuriga, palju asju ei oleks meil siin toimunud, sest sinna ei võeta niisama tänavalt sisse, isegi väga häid teaduskollektiive. Eesti kosmosevaldkond on väga tugev. Meil on näiteks Tartu Observatoorium, mis on üle maailma tunnustatud asutus, millel on nii Euroopa Kosmoseagentuuri kui ameeriklaste NASA poolt kinnitatud laboratooriumid ja katsetamispinnad, kus konkreetselt erinevad kosmosetehnoloogia ettevõtted saavadki minna oma katsetusi läbi tegema. Meie astronoomialased uuringud kõik on seotud suurte rahvusvaheliste projektidega. Tartu Observatooriumist on tuule tiibadesse saanud näiteks kosmosekaameraid ja sensoreid tootev Crystal Space, satelliidi juhtimise ning kosmose küberturberakendusi pakkuv Spaceit ja kaugseire ettevõtte Capaceta. Ja kas teadsite, et kogu Ühendkuningriik saab oma ilmateated Eestist? Eesti suurim kosmoseettevõte CGI Eesti teeb UK ilmateenistusele tarkvaralahendusi satelliidipiltide kasutamiseks. Meie siinsetele kosmoseettevõtetele ja teadlastele avavad lähiaastatel palju võimalusi, näiteks NASA kavandatavad kuumissioonid. On hästi nutikas juba praegu selle peale mõelda, mida meie ettevõtmised ja mida meie teadlased saavad kuu suunas uurida ja arendada, sest seal on väga palju investeeringuid liikumas. Tegelikult Eestis välja arendatud kaamerasüsteem, mis peaks esimese tehnoloogiana jõudma Eestist kuu peale, läheb siis NASA missiooniga ühe kuu kulguri külge. See ei pruugi jääda ainsaks siin välja töötatud kosmosetehnoloogiaks kuul. Tartu Observatooriumis arendatakse juba suisa kuukulgureid. See võib olla üllatav, aga näiteks Euroopas suured kuukulgurite programmid puuduvad. Eesti on selles vallas täitsa üks suuremaid tegijaid praegu ja Euroopa Kosmoseagentuur vaatab huviga meie poole. Ja TalTechi doktorant Katriin Kirstmann vaatab huviga kuu poole. Ta uurib maakeeli kassikullaks nimetatavat püriiti, et sellest kuu peale päikesepaneele tegema hakata. Tulevikus on plaanis neid päikesepaneele hakata kuu peal kosmoseagentuuride rajatavas kuubaasis kasutama. Kuumissioonid on teadlaste jaoks väga olulise tähtsusega. Seal saab teha katseid, mida maa peal ei ole võimalik läbi viia. Näiteks maal ei ole väga hästi võimalik simuleerida mikrogravitatsiooni. Kuu peal on gravitatsioon ülipalju nõrgem kui maa peal, nii et saame uurida selliseid materjale ja efekte, mida siin ei ole näiteks võimalik. Mina näiteks olen alati universumist mõelnud kui hiiglaslikult füüsikalisest laboratooriumist ja olen mõelnud, issand, kes neid katseid seal üles ikka paneb üles. No nii fantastilisi. Ja teadlasi huvitab see, kuidas me saame uusi teadmisi rakendada uutesse tehnoloogiatesse ja uutesse seadmetesse, mis meie kõikide elu võib-olla mõne aasta pärast muudavad. Kosmosetehnoloogia on ääretult täpne. Te ei saa seal vigu endale kunagi lubada. Üks viga maksab teile väga palju. Neid vigu on tehtud ja 100 miljonid on vastu taevast lennanud. Kõik, mis sa teed kosmoses, on väga kallis ja üldjuhul kosmosevaldkond väga palju raha sisse ei too. Tihtipeale kosmosevaldkond elab mingi muu suuna arvelt. Täna me räägime juba sellest tegelikult, et paralleelselt kosmoserakendusega kohe mõeldakse ka maapealsele rakendusele paljudele asjadele. Kosmosetehnoloogia on meile väga palju andnud. Näiteks GPS-side, ilma milleta me enam oma elu ette ei kujutaks.
ka juhtmeta tolmuimejad, madratsite mäluvaht, nutitelefonide kaamerad, veefiltrid, kriimustuskindlad prilliklaasid ja kõrvatermomeetrid. Kõik need on just kosmosetehnoloogia arendustöö tulemus. Kui me panustame kosmosevaldkonda, siis me panustame tegelikult tulevaste põlvkondade haridusse, uudishimusse, tehnoloogia huvisse ja sealt kaudu siis uuesti haridusse ja majandusse. Kuid igal mündil on ju ka teine külg. Kahjuks iga tehnoloogia areng viib ka selleni, et inimesed mõtlevad, kuidas seda kasutada näiteks üksteise hävitamiseks. Sellest paratamatu stsenaariumist hoolimata on meil veel ääretult palju, mida kosmosest teada saada. Me teame võib-olla väga põhilisi fundamentaalseid fakte, aga enamus on see, mida me ei tea. Tumeaine ja tumeenergia näiteks, millest need on tehtud, kust neid saada, kuidas see üldse äkki meile võiks kasulik siin maa peal olla. Inimesed ei tea, millist kasu võib tulla nendest teadmistest, mida me universumit uurides võime saada. Kas või kui kaua on meile antud siin planeedil veel elada, mitte ainult kliima tõttu, vaid lihtsalt päikesüsteemi enda arenemise tõttu. Eesti kosmoseteadlased on kaasatud ka tulevastesse kosmosemissioonidesse. 2029. aastal stardib Euroopa Kosmoseagentuuri missioon Ariel, mis hakkab uurima eksoplaneete ehk planeete, mis tiirlevad ümber teiste tähtede. Eksoplaneete on praeguseks teada umbes 4000-5000. Me teame nende kohta veel väga vähe peale selle, kui suured nad on, kui kaugel nad on oma tähest, mille ümber nad tiirlevad, aga millest nad koosnevad, kas neil on atmosfäärid, millest need atmosfäärid koosnevad, kas seal võiks olla elu. Ja tegelikult samal ajal, kui stardib see Arieli missioon, stardib ka üks teine missioon, mis läheb veel kaugemale. Selle nimi on komeedipüüdur. Ja selle pardal on siin Tõraveres välja arendatav ka kaamerasüsteem komeetide pildistamiseks. Meid väga huvitab, millest on tehtud komeedid, sest nad võivad kanda endas materjali, mis on pärit varasemast ajast kui meie päikesüsteem. Me saame öelda midagi meie päikesüsteemi mineviku kohta. Ja nii ongi, et väike Eesti on tegelikult päris suur kosmoseriik.